Kahtlustused 460 miljoni griivna rahapesus ja läbiotsimised Ukraina presidendi kantselei endise juhi Andrei Yermaki juures osutusid vaid eelmänguks. Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo avaldas uue osa Minditši lindistustest, mis paljastavad eliitasula dünastia korruptiivse ehitamise loo Kozõnes Kiievi lähedal, kus koodnimede all varjasid end riigi tegelikud omanikud. Ja ehitus ei peatunud päevakski isegi pärast 2022 aasta veebruari ega ka Butša tragöödia ajal. Veelgi enam, see hoopis vastupidi. Selles videos on täielik ülevaade Minditši lindistustest ja kirjavahetusest, alates mustast sularahast kuni otsese ülestunnistuseni salvestistel Andrei maja kohta. Lisaks on see lugu sellest, kuidas Energoatomi korruptiivne raha muutus VIP-residentsideks ja kuidas isiklik kontroll Che Guevara, see tähendab minister Tšernoševit, ja Carsoni sidemed, see tähendab Timur Minditšit, viisid kõige selle juurde. Üldiselt arutame selles saates teiega operatsioon Medase uue peatüki üle, mis puudutab isiklikult Andrei Yermakit. Niisiis, 11. mai õhtul esitas NABU kahtlustuse Ukraina presidendi endisele kantseleijuhile Andrei Yermakile. Antikorruptsiooniasutuste teates öeldakse järgmist, tsiteerin. Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo ja spetsialistid. Antikorruptsiooni prokuratuur paljastas organiseeritud rühma, kes oli seotud 460 miljoni griivna legaliseerimisega eliitehituses Kiievi lähedal. Kahtlustusest teatati ühele selle grupi liikmele, Ukraina presidendi kantselei endisele juhile. Juhtumid kvalifitseeritakse Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 lõike 3 alusel. Kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimine. Ja kohe pärast seda avaldas NABU uue osa operatsioonist Midas, mis paljastab skandaalse VIP-residentsi nimega dünastia ehituse üksikasjad. Te olete sellest kindlasti kuulnud ja siin on teile üksikasjad. Selgus, et selleks, et mõista, kuidas president Zelenski lähedased ehitasid endale Kiievi lähedale eliitmaju musta raha eest, tuleb tagasi kerida. Время назад, в 2018 год. Nagu on märgitud NABU teates, astus 2018. aastal Che Guevara ehk endine Ukraina asepeaminister Aleksei Tšernošev ettevõtte Bloom Development asutajate hulka. 2019. aasta suvel ostab just see ühing Kiievi oblasti Kazinski küla nõukogult üle 4 hektari maad, millest sai nende tulevaste VIP-residentside ehituse alus. Sama aasta novembris määratakse Che Guevara Kiievi oblasti riikliku administratsiooni juhiks. Juba 2020 aastal nimetab Volodõmõr Zelenski Tšernoševi kogukondade ja territooriumide arenguministriks ning just sel perioodil sünnibki idee ehitada eraresidentse Kozõni maadele. Ainuüksi tulevase residentsi maa maksumus on üle $6 miljoni. Juba 2020 aasta juunis kaasatakse dünastia projekti Carlson ehk Timur Minditš. Tere päevast, Timur. Minu nimi on Igor. Aleksei andis teie kontakti edasiseks koostööks maja projekteerimise küsimustes Kozin. Meil on homme teiega kohtumine kell 10:00. Kas saaksite mulle anda aadressi või kohtumisasukoha geolokatsiooni? Aitäh! Tere päevast. Kas kohtusite Timuriga? Kolmapäeval pole aega, sest lahkun öösel. Kuidas kohtumine läks? Kas kõik on korras? Täna teine osaleja ei saa. Plaanime siis alates esmaspäevast. Kohtumise osas Timuriga vaevalt õnnestub tüüpmaja kohandada. Liiga palju soove tubade arvu ja funktsionaalsete tsoonide osas. Ja just siin tulebki mängu Ukraina presidendi kantselei juhataja Andrei Yermak. Nagu teatas riiklik korruptsioonivastane büroo, liitus 2020. aasta juunis projektiga dünastia osaleja koodnimega R2. NABU uurijate sõnul ongi R2 seesama Andrei Yermak. Ja NABU näitas isegi, milline näeks välja Andrei Yermaki residents. On tõestatud, et ta arutas just seda projekti disaineriga, kes osales nende samade residentside ehitamisel. Dünastia.
Ja siis leppisid projekti osalejad kokku, et ehitavad 4 eraresidentsi enda elamiseks. Tegelike omanike varjamiseks nimetati ehituskulusid koodidega R4, R3, R2, Andrei Yermaki ja R1. Kes on esimese numbri all, see küsimus on lahtine. Hiljem otsustati ehitada ka 5. residents ja nimetati see R0-ks. Ühe residentsi eelarveline maksumus oli umbes $2 miljonit 2021. aasta juunis. Läks ehitus täie hooga käima. Edasi selgitas Nabu, mille eest anti kahtlustus Andrei Yermakile 11. mai õhtul. Nagu selgus, oli ehituse rahastamine musta sularaha legaliseerimise skeem. Ehituse rahastamise skeem toimis järgmise mudeli järgi. Nagu asjaosalised seda nimetasid, oli vorm 1 valge rahastamine läbi mitmete varifirmade, mis justkui tellisid mingeid teenuseid ja nii maksti 10% nende residentside maksumusest. Ja vorm 2 oli must suaraha. Nabu andmetel anti raha töölistele üle Che Guevara isikliku assistendi kaudu teises Kiievi kontoris. Teise osa sularahast sai inimene Carsoni lähikonnast. Seda sularaha liigutati läbi erinevate skeemide, pestes raha ja investeerides selle ehitusse. Tere hommikust, Igor! 120 R3-le, R3-le, 180 000. Okei. Tere! R3-le 160 000. R3 250 000. Rääkisin Timuriga. Ta teab, et hakkavad liikuma suuremad summad. Meil mahud kasvavad ja hooaeg on piiratud. Aleksei Mihhailovitš, tere päevast! Helistas R2PM, kes andis kohe toru üle R3-le. Lühidalt R3 väljendas järgmisi mõtteid. Meie struktuur töötab projekti kallal alluvuses ja investori R4 ülesandel. Kogu aruandlus võib olla koostatud ja edastatud teistele isikutele ainult R4 juhiste alusel ning sellisel kujul, nagu tema vajalikuks peab. Sereža kallis, mulle oli kõik selge juba pärast meie kohtumist. Soovin, et ka meie seisukoht oleks arusaadav. Mina kui inimene, kes on otseselt seotud R2-ga ja kellel on temalt vastavad volitused, seda tead sa juba algusest peale. Tahan mitte ainult jälgida, millele kulutatakse raha, mis eraldatakse R2 ehitamiseks, vaid ka osaleda kooskõlastamises, sealhulgas hankemenetlustes, materjalide ja seadmete ostuhindade määramises ning samuti teostada tehtud tööde aktide auditeerimist. See tähendab seda nimekirja, mille me kooskõlastasime memorandumi projektis. Ma arvan, et see on täiesti normaalne soov tellijalt, kes maksab kõige eest oma raha. Ja nüüd tuleb selle skeemi kohta kõige karmin tõde. Pärast 2022 aasta veebruari, kui algas Venemaa Föderatsiooni täiemahuline sissetung Ukrainasse, ehitus ei peatunud, vaid hoopis kiirenes. Che Guevara, see tähendab Tšernõšov, nõudis tööd mitmes vahetuses ja just siin hakkasidki meie korruptandid läbi kukkuma. Probleem seisnes selles, et kiiruse tõttu sai ilmseks, et ehituse mastaabid ei vastanud ametlikele tuludele. Seetõttu hakkasid selle skeemi osalised 2024 aastal ostma dokumente, mis justkui kinnitasid raha seaduslikkust. Järgmisena veel üks katkend Nabu uurimisest, kuid pidage meeles, et uurimise versiooni kohaselt on R2 Andrei Yermak. Tere! Mul ja mu lemmikkliendil on vaja võidelda sularahastamise protsendi pärast. Ma visandasin kirja, palun vaata üle ja paranda kui vaja. Ja nüüd tuleb kõige huvitavam osa. Nabu andmetel 2025 aasta juulis, pärast seda, kui Che Guevarale ehk Tšernõšovile esitati kahtlustus, otsustas Carlson ehk Timur Minditš ehituse paremate aegadeni külmutada. Sest ta tundis, et riiklik korruptsioonivastane büroo oli neile väga lähedale jõudnud. Ja mis siis, kas me hakkame seda kahtlustama, jah? Ma arvan, et me kahtlustame. Kuidas nii? Näita siis, kuidas seal sees on. Aga see on juba omata, siis see pole meie teha. Seda ma lihtsalt soovitan. See on Andrei, aga mida meie siis teeme? Ta ütles, et tehke, jah? Ei, ma teen seda, sest meil on kiire terrassiga. Ma ju kiirustan talveks. Te ei saa sellest protsessist aru. Ma lõpetan selle kohe ära. Miks? Ma ei tea, me ei tunne, aga ma arvasin, et sina lahendad selle ära. Kuidas siis? Milleks? Kuidas seda lahendada? Kas peab nüüd nii? Ma arvan, et kõik läheb hästi. Olen kindel.
vaata, ma ütlen sulle seda, vaata, ma loen selle ette. Nad tegid ära, see maja on valmis, see on valmis, kõik on varustatud insenertehniliste lahendustega, konditsioneeri, ventilatsiooni ja soojade põrandatega. See esimene maja on täielikult varustatud. Ja 4. ka. Andrei polnud ainult see fassaad valmis, aga sul pole isegi tekste. See pole isegi autasustamine. Meil on vaja kuidagi vastu pidada septembrini, 6 aega septembrini, et külmadeni kiiresti kõik ära teha. See on sinu eelarve, 400 000 enne külmasid, eks? Jah, 400 000 enne külmasid tuleb sulle anda. Ei, kui koos võrkudega, siis 1 300 miljonit dollarit. Ja kogu selle loo kulminatsioon on läbiotsimised ja kahtlustuse esitamine Andrei Yermakule 11. mai õhtul. Miks nii? Nabu ja SAP andmetel on aastatel 2021-2025 pestud peaaegu 9 miljonit dollarit ehk need samad 460 miljonit grimnat, mis läksid ehituseks. Just nende samade residentside dynastia ehitamine. Vahendid laekusid Carlsoni ehk Timur Minditši kuritegelikust organisatsioonist, sealhulgas korruptsiooniskeemidest Energoatomi juures, kus tol ajal olid Tšernöševile lojaalsed inimesed. Pärast meedias avalikustamist püüdsid osalejad maad aresti alt vabastada, kuid VAKS arestis kõik 5 objekti ning just selles asjas toimusid 2025 aasta novembris läbiotsimised Andrei Yermaki juures. Ja just pärast seda lahkus ta salapäraselt presidendi kantseleist. Ja Zelenski ütles, et see on nende isiklik lugu, seetõttu ta ka allkirjastas selle lahkumisavalduse. Nüüd on Yermakile esitatud kahtlustus Ukraina kriminaalkoodeksi paragrahvi 209 3. lõike alusel. See tähendab rahapesu eest.